No nii, baarimees. Siis saab ilusti jalad ka puhtaks teha ja mis nii viga. Pillid tööle ja valmis. Nupsti. Võtsin täna 3 ritva kaasa. Võtsin Emajõe relvaga kaasa täna. Sellega ma pole tükk aega püüdnud Emajõe põhjast sigitamise jaoks, aga täna võiks veits teha ilma laivita püüki ka, dropshotiga ja niimoodi põhjast, et ma tegin 60 senti lipsu dropshotile, ma ei tea. Eks seda saab päeva jooksul lühemaks teha. Jah, tinast konksuni nagu. No võib-olla liiga pikk, aga eks seda saab lühemaks teha. Ma näitan siis oma dropshoti vaimusünnitust, et väga hea. Ma näitan seda pakendit ka, mu meelest väga mõnus. Dropshoti konks on selline VMC split shot, kus on juba rõngas küljes ja väga mugav seda kinnitada. Pealiin siia, edasi lips ja siia siis hopsti. Ja see võiks täna töötada. Ma ei tea, ma panen vist 20 grammi kohe siia alla. Pidi olema kõva vool. Ma tegin siia alla oma arust jube kavalasti. Panin siia sükse kirginitusega lõksu. Ja nüüd ma saan siia hästi panna selle tina ja seda vajadusel hästi kiirelt vahetada. Et siuke see värk võiks olla. Kadome, kas ka töötab. Ja mis me siis teistele relvadele paneme? Üle pika aja võiks tegelikult huvi pärast kasutada piglet shad'i. Piglet shad, aga mul on siin 10 grammi natukene vähe. Siis mul on siin mis me siit karbist leiame? Emajõe kraam on siin. No näed, Emajõe kraam, 17 grammi, sama lant, läheb loosi. See läheb mul siia. Ja tšigitamiseks on kõige mõnusam lõks see klõpsti ja olemas ja väga mugav tšigi vahetada. Ja see ei tule siit ise välja, kui keegi peaks kartma. Et pole tulnud ei jõeforelli püügile ega tšigi püügile, et ja siis liveriistapuu. Mis me liveriistapuule paneme? Mis me siia paneme? Paneme siia näiteks äkki mingi Kickmani. Ma ei tea, roheline pidi olema töötav, aga ei tea. Siin veel on midagi raskemat sigipeaga oleks vaja. Proovin seda. See on üks Savage-Geari lant. Nii. Riistapuud valmis. Ready to rock and roll. Aga see ei olnud dropshoti peale, on ju? Ikka dropshot, jah. Aga sul on lühike? 40. 40. Näita kaamerasse ka. Kuule, aga see on ju ilus pannikala ju. Kus see kummiku säärde ei mahu või? Ilus. Hästi. Kurat, talvel on siuksed lõbusad. Praegu ka lõbus ju. Käe soojaks. Kohe hakkame suuri võtma. Mine perse. Ritt murdus ära. Esimese haakimise peale. Kala on otsas. Mida fuck'i?
No tore. Siit saab hea reelsi. Või siis ka mitte. Kurat. Ja see oli täiesti uus see ots. Mida fucki? Okei. Offenarit, jah. Eks ma panen selle drop shoti siia Crazy Fishi peale üle, ma arvan. Nojah, shit happens, noh. Esimese haakimise peale ja see oli mul see uus ridvatipp, selle sama ridvatipu ma lõhkusin siin samal jõel ära Viki sünnipäeval. Aga siis ma loopisin, see on 24 grammi testiga või? 20 isegi. Ja siis ma lõhkusin ta niimoodi ära, et ma viskasin mingi 20 grammi tšigi pead täie jõuga, noh, siis viskajal läks pooleks. Aga praegu läks haakides. Ja sidur ei ole mingi, noh, täitsa haige. Prak toode. On. Ai, sa kurat ära läks. Ma arvan, et mul oli keegi perset pidi küljes või kuskilt. Ma ei tea. Aga raskem oli. Kus sa mul siin oled? Tule siia. No nii, ilus kala. Ilusti mokas kinni. 10 senti, stormsudak minnu roosa. Täitsa kobe kala. Võib-olla päris 2 kilo pole, aga midagi sinna poole tegelikult. Vähem ka ei ole, ma korra mõõdan huvi pärast ära. Päeva esimene ilus ikkagi. Ja, 62 senti. Pane ujuma. Tunne ennast koduselt. Ossa. Oma, ära jamma, siis peab teed ka jooma ju. Aitäh. Täna ma tegin teed suhkruga. Oleks sinu asemel Rasmus. Saaks muidu möliseda. Ma joon oma kuradi seebivett. No võib olla mõõdus küll, jah. Või on kuidagi valesti, ei ikka mõõdus on, jah. Ma ei tea, kas nüüd kaamera käis, ma just vist panin kinni. Käib, jess, võtt jäi peale. Kurramuus. Oi, tere. Koha poiss. Täna on drop shoti päiva. Selline illudos. Savage Gear. Kurat, ma ei mäleta, mis selle landi nimi on, aga malfishing.com, sealt saab neid jadas. See on mõõdus. Läheb paaki. Mine uju selle oma suure sõbraga koos. Suur sõber kõht ülespoole, mis sul häda on. Apniku vaene vesi justkui olla ei tohiks nüüd. Nice. Nii, vahepeal mängisin arvutimängu ka. Üks livekala vahelduseks. Piglet Chad. 10 senti. Klassika ja roheline töötab. Jah. Napilt muidugi. See on suht väike.
hästi pani kahvast välja ju. Kuradi täpselt sealt, kus oli maas, vaata. Kalale peab ka võimalus jääma. Jäin jälle livega mängima. Piglet Chadiga taas üks. Mõtlesin küll, et panen ära, hakkan dropshotiga uuesti püüdma. Päris põnev oli. Aga siis nägin jälle ühte kala ja see on selline, ma vaatan kohe, mis ta meil on. Ma arvan, et 47-8. Jah, 48. Aga no suht kõht, vaatame, mis seis päeva lõpuks on. No. Jah. Aga kaameras sa saad ikkagi, saad kuulsaks. Näh, näita siia ka. Sina jälle oma roosa põrsaga. Hästi, ma teen pildi ka, et pane uuesti samamoodi. Trenni aeg. No, kuidas tundub? Kaamera käib või? Jah. Kell hakkas trenni aeg. Tegid siis trenni ikka. Ma mõtlesin, et sõudjatest räägid. Mõtlesin, et sõudjad tulid peale. Siin küll oleks hea paatide vahel praegu slaalomit panna. Kuule, aga vist ikka ei ole suur, jah? Muidu käriseks sidur ka vähe või? Üles ei tule millega põhjast. Kuule, mõõdu kala on see ju. Well done. Noh, mis nüüd panid ridva jälle sinna peale otsaga. Väga hästi. Langemise pealt. Mis asja? Langemise pealt ländi ju. Tuli ise otsast ära või? Näita korra. Ai, see on mõõdus raudselt, siin pole isegi midagi mõõta. Ma teen pilti kasust. Kuidas tundub? Sama nagu eelmine. On mõõdus küll. Hästi. Mulle tundus vähemalt, et on küll 40 pluss. No kohe kutsus keegi mendi, lase kähku tagasi. Päris tihti on tegelikult siin need sireenid. No, pane korraks peale. Mulle tundub, et see on mõõdus, aga vaatame korra. 46,5, jah. Isegi 47 saab tegelikult kätte. No, laseme ta praegu vanni ja vaatame pärast, mis teeme. On aeg lõuna ära süüa. Juba isegi lootusetult hiljaks jäänud sellega, et kell on juba mingi 2. Lõunaks on Freezy Food, külmkujatatud toidud ja borsisupp. Ilus punane ja täitsa hea lõhnaga. Soe toit. Külma ilmaga päris hea. Kallan siia vett kohe isuga. Siis on supp, ikka supp. Üle võib ära kallata. Nüüd lasen natukene aega seista. Segan läbi ka.
Täpselt nagu supp või see kuradi täpselt nagu borsisupp kuskil, ma ei tea, sööklas. Jamma. Lasen seista mingine, ma ei tea, 5 minti ja siis hakkan lõhverdama. Vaata, et uus lemmikreis. Päris hea ikka. Borsisupp. Thumbs up. Recommend. Ma ei tea, proovime siin nagu midagi näitab all, vaata. Kohe võttis. Sul ka või? Oi, ilus koha on siin all praegu. Ei jäänud otsa. Võtte on tõesti palju. Väike. Jah. Olime vales kohas lihtsalt. Seal oli nagu vähem kala, vaata. Anna tagasi. No nii, tšauki. Mine pekki, kui ilus koha mul järgi tuli. Vaata. Läks ära, jah? Ei uju järgi sedasi. No ujub järgi tähendab ära ei löö. Miks nad ei võta huvitav?
midagi te peaksite ju ometi ära lööma, aga mida siis? Selle. Rahu. Peaasi, et ritva pooleks ei astu. Peaasi, et ritva pooleks ei astu. Siuks hooga tuleb. Yes. Leidsin õige landi, mille lõi kohe ära. Aga oli väiksem, kui ma arvasin. Ma arvasin, et suuremad on seal. Aga sellegi poolest on mõõdus. Jäi vist kaamera peale ka. Kogu aeg unustan ära, kas käib või mitte. Kickman, sellist lant, seda värvi täna polnud proovinudki veel. Panen korra lindi peale, aga no 47,8 ütleb silm. Näed, see 49 isegi. Kui saba kokku pigistada. Kiitsakad on. Ei ole midagi öelda. Sa pead siin voolust välja. Jah. Raisk, kui suur kala oli. Käis togimas, mine perse, siin on ilusad kohad ujuvad ringi. Tuleb ilus suur. Raisk, ma ütlen. Väga ilusad suured näidud, jah. Ujuvad järgi, aga ei löö ära. Ma ei tea, kui hästi meid veel näha on. Äkki siin tulede all on. Aga kell on juba 4:30 ja kickpaadid lähevad siin järjest ära, et pakime ka asjad kokku. Päris äge päev oli. Dropshot rakendusega polnudki varem koha püüdnud. Nüüd siis see ka ära tehtud ja ei ütleks, kehv päev oli. Kahjuks avastasime kõige parema koha alles tund aega tagasi. See siin tundub oluliselt parem koht kui see üleval seal. Aga jah, mis seal ikka. Paneme asjad kokku ja võib-olla see aasta rohkem ei jõua, aga mine tea, mis siin jaanuari algus teeb. Kohe külma peale ei tõmba, siis võib-olla isegi tuleb veel tulla. Põnev on, midagi ei ole öelda. Ja toimis täitsa erinevad landid ja ei saagi öelda, mis see loogika siin on. Õigesse kohta, õigel ajal ilmselt ja mina ikkagi livega jälle lollitasin siin, raiskasin aega, sest et dropshotiga tegelikult tuli paremini. No mõned kalad tulid ikka livega ka, nii et sai mõlemat. Vot, äge päev igatahes. Pange like ja subscribe ja järgmises videos näeme. Tšau!